Alustuseks olgu öeldud, et see materjal põhineb tekstil. See on artikkel sarjast Nutikas Eesti ettevõte ja Olga Luščik on ettevõtte Digivise konsultant. Kujutage korraks ette olukorda, te istute oma tänapäevases nutikas kontoris, eks? Taskus on tehisaru, aga teie ettevõtte kõige teravam finantsspetsialist prindib praegu välja meiliga tulnud PDF-arvet. Ja just, ja siis trükkib selle uuesti Käsitsi arvutisse. See ongi meie tänane süvaanalüüs. Me uurime, kuidas raamatupidajate roll on lõpuks ometi muutumas, rutiinsest andmesisestajast strateegiliseks finantsanalüütikuks. Aga miks me üldse oleme sellisesse seisu jäänud? See on tegelikult üks kõige enam levinumaid varjatud efektiivsuse kadusid tänapäeva ettevõtluses. Me räägime olukorrast, kus kõrgelt haritud spetsialistid kulutavad lausa kolmandiku oma tööpäevast puhtale käsitööle. Kolmandiku. See tundub täiesti ebaloogiline. Miks nad siis teevad seda? Raamatupidaja võtab paberi ja hakkab ümber lööma tarnja nime, kuupäevaid ja neid lõputuid ridu. Kas asi on selles, et tehnoloogia on kuidagi liiga keeruline? Ei, tehnoloogia taha asi kindlasti ei jää. Pigem on siin mängus puhtalt inimpsühholoogia. Kui me küsime ettevõtetest, et miks te arveid endiselt välja trükite, siis vastus on sageli väga lihtne. Me oleme alati niimoodi teinud. Ehk siis vana hea harjumus. Just. See taandub harjumusele ja tegelikult ka hirmule kontrolli kaotamise ees. Juhid tahavad sageli näha paberil neid füüsilisi allkirju. Muidugi. See annab turvatunde. Ja raamatupidajad ise tunnevad end printitud arvete ja nende füüsiliste kaustadega lihtsalt kindlamalt. Teoorias on see arusaadav, aga kuidas veenda juhti, kes tahabki seda paberit katsuda? Eriti kui kuskil kuklas on see hirm, et äkki maksuamet või auditor kunagi nõuab seda kaustikut. See on väga levinud hirm, aga siin peitubki üks oluline vastuolu. Eesti seadusandlus tegelikult ei nõua enam ammu mingeid füüsilisi kaustikuid ega paberiarveid. Digitaalne allkiri ja digiarhiiv on juriidiliselt täiesti pädevad ja isegi turvalisemad. Nii et see takistus on puhtalt meie endi peades, mitte seaduses? Täpselt nii. Küsimus on meie endi iganenud protsessides. Okei, aga kui te nüüd kuulate ja mõtlete, et tahaks sellest paberimajanduses loobuda, siis mis see reaalne alternatiiv täna on? Kas me peame tellima mingeid hiiglaslikke ja kallid IT-arendusi? Õnneks absoluutselt mitte. Need lahendused ei ole mingi ulmeline kauge tulevik. Need on täna turul täiesti olemas. Räägime süsteemidest nagu Telemaie Flow, CostPocket. Või siis juba majandustarkvaradesse integreeritud asjad, näiteks Odu ja Erpli lahendused. Ja, just nimelt. Need samad. Aga kuidas need tätsest veetavad? PDF-ilt andmete lugemine on ju ajalooliselt olnud üsna ebatäpne ja vigu täis. Varem oligi. Aga nüüd on nende süsteemide taga tehisaru ja masinõppe. Need platvormid kasutavad märgituvastust koos algoritmidega, mis õpivad spetsiifilist arvete struktuuri lausa ise tundma. Tulemuseks on see, et süsteem loeb PDF-ilt välja 99% andmetest. 99%? Vau! See protsess on väga elegantne. Arve läheb automaatselt postkesti, süsteem teeb mustandkande ja inimese ülesandeks jääb vaid info ülevaatamine ja kinnitamine. Ehk käsitsi trükkimine kaob peaaegu täielikult ära. Ja siit me jõuamegi tänase kõige olulisema fookuseni. Mis saab siis, kui see rutiinne andmesisestus tõesti ära kaob? See ongi ettevõtte jaoks see kõige suurem võit, fookuse muutus. Raamatupidaja vabaneb andmesisestaja rollist. Mõelge sellele nii, et selle asemel, et kulutada kuu lõpus 3 päeva arvete sissetuksimisele, kasutab ta seda aega analüüsiks. Sisuline töö. Just. Ta võib andmetest margata, et ühe kindla tarnija hinnad on viimase kvartaliga markamatult 15% tõusnud. Sellise mustri avastamine säästab ettevõttele 1000 eurosid. See on võimas näide. See pole enam lihtsalt aja kokkuhoid, vaid täiesti uus väärtusloome teie ettevõttele. Raamatupidaja ei vaata enam minevikku, vaid aitab aktiivselt tulevikku planeerida. Täpselt nii. Raamatupidajad on ju tegelikult kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Nende roll peabki liikuma eelarvestamisele, kasumlikkuse analüüsile ja finantsplaneerimisele poole. Neist saab ettevõtte finantsiline teejuht. See kõik kõlab väga ahvatavalt, aga oletame, et meid kuulab praegu ettevõtte juht, kes tahab seda muutust läbi viia. Kuidas üldse alustada nii, et terve raamatupidamine kaosesse ei langeks? Väga õige tähelepanek. Ega muutus ei nõua keerulist arendustööd, aga see nõuab läbimõeldud plaani. Siin tulebki mängu digitaliseerimise teekaart, millest ka algmaterjalis juttu oli. Enne tarkvara ostmist tuleb näha tervikpilti.
Tuleb kaardistada pudelikaelad ja teha selge plaan, mida üldse automatiseerida. Just. See annab ettevõttele selge suuna, kust alustada. Ehk siis tasub enne tegutsemist korraks seisatada, vaadata üle oma teekaart ja alles siis valida lahendus. Nii on. Ja kui me paneme nüüd kogu selle tehnoloogia ja rolli muutuse ühte suurde pilti, siis ma tahaksin jätta teile ühe mõtte, mille üle edasi juurelda. Kui tehisaru võtab tõesti üle kogu rutiinse andmetöötluse ja raamatupidaja saab pühenduda 100% analüüsile, siis kas tuleviku raamatupidaja pole enam mitte lihtsalt kulude lugeja, vaid tegelikult teie ettevõtte kõige olulisem äristrateeg, kes näeb numbrite taga tegelikku tulevikku.